Ühesõnaga selle meetodi rakendamise järel, ta rakendus 2 aastal jutti ja siis juba 2 aasta järel ehk 3. aastal tehti meeanalüüs ja seal ei leidunud enam neid Ameerika adnadaku eoseid. Asi selles, et kõigepealt see pilt, kui on mädane peab haues, see tähendab, et on väga tugev nakkus sees ja no nii palju eoseid iga vagla toidus, et nad surevad. Kui aga on natuke eoseid, siis on see lihtsalt selline ohumärk, nad on seal haudme kohal vöös, aga samal ajal see meest leiab, et eosed on olemas, et risk on olemas. Ja ta ütleb, et 2 aasta pärast polnud enam riski ka, polnudki enam eosed, ta oli puhas mesila. Ja siis ta alustas just nimelt või jätkas seda hügieenilise käitumise põhjal emade valikut, et millistes peredes oli see hea hügieeniline käitumine, puhastamisvõime, neid hakkas paljundama. Siin on ühe lisarepliigi, et mõned mesihikud on arvanud, et kui ta nüüd selle Ameerika adnadaku ilusti hakkama saab, et see hügieenilise käitumise geenikombinatsioon seda kõvasti aitab, äkki tuleb see Euroopa audmedanek hoopistükkis sisse. Aga seda üldiselt pole Soomes eriti olnud, on vähe olnud ja siis paista, aga loodetavasti ei tule, sest mõlemad tegelikult lähtuvad sellest, et haigus tekkida saab levida. Nii et praegu on nagu käsil tal selle tõupäraste teine etapp, et nüüd ta enam nii väga hügieenilist käitumist ei jälgigi, tal on juba need selles suhtes head emade liinid välja valitud. Nüüd ta hakkab jälgima teisi näitajad, et hea meetootmisvõime, rahulikkus, et on mõnus nendega tööd teha. Nii et see on nagu teine etapp praegu ja tal on välja kujunenud praegu niimoodi 4-5 emaliini, mida ta siis paljundab ja millest selliseid kõiki võimalikke kombinatsioone, mida ta varem vaatas, ta enam ei katseta, ei uuri nende ja sedasama hügieenilise käitumise geeni toimet ja muud sellist. Nüüd ta on keskendunud 4-5 liinile, mille emast ta paljundab ja neil siis jälgib nende muude näitajate põhjal juba ja kasvatab endale müügiks, nii et ta peab teadma, et on ühest küljest haiguskindlad, jätkuvalt on, ega nad muus mõttes ka halvad tohi olla, tähendab mõnusad mesinikule ja hea tootmisvõimega. Tähendab, ta kasutab tegelikult selle pesaruumi paigutamises 2 meetodit. Põhiline on see, et ema on all ja emalahutusvõre ühes korpuses, ema muneb, seal on see olemise ja pere laienemise ruum, mis peale tulevad meekorpused. Meekorpustega on ka niimoodi, et kui tuleb juurde panna, ruumi on vähest, ta paneb sinna otse selle emalahutusvõre peale, otse pesaruumi peale, seal on tühi ruum, sinna nad kõigepealt lähevad. Kui on rohket korjet, nad toovad sinna selle vedela nektari, seal on neil aurutamise ruum ja edasi. Aga tal on ka teine meetod, see on see, kus on emaga korpus on üleval ladvas, all on kõik meie korpused, aga seda kasutab ta ainult kodumesilas ja seal, kus ta emade kasvatusega tegeleb, sest sealt saab ta võtta kogu materjali ülevalt, ei pea lahti kaevama kõrget torni. See on nagu selles mõttes see ainult tarvitus. No nii see on, ühesõnaga ta ütleb, et tänav aasta ka kevad nagu veniseks ole, talle tundus, et see areng läheb nagu tavalisel viisil aeglaselt, aga soojad ilmad, soojad ööd, eriti taimestik annab rohkesti nektarit ja emad on munenud tublisti. Tulemus on see, et pered on hästi kiiresti suureks läinud ja ta arvab ka, et võib-olla oleks pidanud pesas olema rohkem ka munemisruumi veel, et emal nagu on kitsakski näinud mõnikord ja nii et aastad ei ole vennad ja päris täpselt alati ühtemoodi ei saa teha. Ta ütleb, et kõigepealt tänav aasta nagu ei ole plaaninud emasid müügis kasvatada eriti, peale see hakkas üldse hilja peale, jaanipäeva järel olles hakkas vageldama, lihtsalt praegu nad on paarumistarudes seal ja võib-olla mõni hakkab varsti saama juba valmis, aga üldiselt ei ole. Nii et tänav aasta temalt ei ole osta siin. Aga põhimõtteliselt siis, kui on niimoodi, et tuleb panna juurde, ta on esimese korpuse laienduse teinud, esimese peale ta on 2 korpust on peal, kui on vaja 3. panna, siis ta tõstab selle peal oleva teise korpuse ära, ajab ema alla, kui see peaks juhtumis üleval olema, siis paneb emalahutusvõre tühja korpuse vahel ja see meiega korpus tõuseb üles. Et siis, liiga hea ei ole ka hea, tal tänav aasta on siin mõnedki pered, kus on 7 korpust, eks ole, langstud korpust seal üleval käiredeliga, liiga palju, et ta arvab, et tegelikult oleks mugavam, kui pered oleks pisut väiksemad, liiga palju hauet, liiga palju mesilas ei olegi, ei peaks olema eesmärgiks. Mesiniku töö mugavuse mõttes ja näe on pealt. jah. Pidas nosturi havula. Ja kui on hea aasta, siis saab selle 5 korpusega piisavalt mett ja ei ole probleemi, et peaks kindlasti rohkem neid olema, korpusi 6-7. Ühesõnaga ta arvab sedamoodi, et tal siiamaani kõik on olnud langsad pesadega, aga kui nüüd peaks hakkama, et nüüd hakkaks peale ilmselt varhaaridega. Ühest küljest juba nagu, eks ole, iga ja võib-olla see tunned, et iga langstud korpuse on ikka raske ka, mett täis palju, 40 kilo või. Siis sama jutt, et vaha ringlus on tal kinnine, mahevaha, kui tal koguneb 150 kilost ja viib vaha valimast, tehakse temale personaalselt need käripõhjad siis ära. Ühesõnaga see turustamise pool, kõigepealt üks huvitav asjal on see, et tema pakendab klaaspurkidesse. Vaat see ongi see mõttekäik, et mahemesi võiks olla tõesti klaaspurgis. Ja siis tal on välja kujunenud selline oma
müügivõrgustik. Tamperes näiteks on üks koht, kuhu ta viib päris kaugele, aga sellise partiidena. Siis on siin lähedal Miklis on oma riiul nii-öelda, mida ta täidab kogu aeg. Ja siis on neil mitme mahemesiniku peale kokku on selline ühise pakkimise võimalus, et kui jääb endal üle, siis viivad sinna, seal pakitakse ja siis see keskpakkija tema siis oma sildi ajal seda mahemett siis turustab juba oma kanalite kaudu. Ülearuse nii-öelda mee müümise juures see partner on ka selline partner, kes hangib neile samal ajal ka mahesuhkru, toob seda Saksamaa kaudu, on siis Tai suhkru või on ta Argentiinast või Paraguayst, Lõuna-Ameerikast. Mahemesinuse juures võib-olla polegi oluline see, et kas hind kõrgem või no võib-olla ehk on ka ikka mahekaubanduses, aga tähtsam on see, et seda mahemett tahetakse kindlasti rohkem kui nüüd tavalist mett, et see turustamise probleem seetõttu on väiksem. Mahemee vastu huvi on suurem. Et kui on võimalik valida tarbijal kas mahemett või tavalist, siis enamus eelistaks mahemett ja selle tõttu turustamine lihtsam. Et see on ehk eelis selle mahemesinuse juures peamiselt. 2006, 7, 8 oli ületoodang, siin seisis palju mett, paljudel suurtel mesinikel ei läinud lihtsalt nii palju. Aga mahemesi läks ikka. Tavaline mesi seisis ladudes, aga mahemesi läks ära. Nii et see eelis on. Ja siin on ta nüüd kahte tüüpi korpused, need nagu nõud. Nii et ka talvel on suurelt jaolt sellisest tollisest lauast või veidi isegi õhemad korpused tehtud. No nii, näete nüüd siis ka see korpus võib olla talitamiseks piisav. Vaat see on nüüd siis see hallpea rähni töö siin, eks ole, kus ta on läinud siis pesakorpus alt. Siis ka lugiseb ei ole, aga see hallpea rähn ja ka roherähn muidugi. Nii et siin on üks selline suur selle avakiil, milles on lennuauk ava sees ja talveks pannakse võrk ette. Tõstis natuke tehakse väikse prao sinna taha seina alla ka, et sealt nagu õhk läbi käiks. Tal see tagumine vineer käib, eks ole, sinna sulgeb selle tagumise ava. Kui seda vineeri tõsta või liigutada, siis jääb see ava lahti natukene või on eemal, eks ole, et alt siis õhk liigub läbi. Aga päris võrk seda ei tarvita, jah. Nii et ka kevadel nendes puukorpustes ei ole tegelikult hallitunud kääriga ka miskit. No see vajab ikka ventilatsiooni. No muidu kui on nõrk pere, siis muidugi jah, tuleb seda äärmist kärjadel hõivamata, siis tuleb ju hallitust, aga no jah, see on nüüd siia käib sööda nõu peale põhimõtteliselt ja see on siis selleks vahelaeks, mille peale siis käib. Peaks olema terve, aga see on auk sees, see on vist tuuletõkkeplaat. 12-grammiline kassettpurr, poolautomaatne. Tal on see nii pöörlemissuunaregulaator kui ka kiirusregulaator, nii et ta ise, kui ta pöörleb ühes suunas, kalduvad need kassetid ühele poole, kui teises suunas, teisele poole see keskmine ketas nagu juhib, nii et ei pea vahepeal raami ümber tõstma. Siit se vaihtaa suuntaa. Ja sitten se lisää kierroksia. 2 inimest ei saa nii palju lahti kaanetada, kui see vorru suudaks teha. Siin te näete lahti kaanetada, tegelikult ka ühtegi see selleks. 5 minuuttia. 5 minuuttia. Joo, ei varmaan kauan. Nii et täissükkel 4-5 minutiga, kui on tihke mesi võtku rohkem alla, siis talle saab erinevaid programme peale panna. Kui on värsked kärjekonna üles ehitatud kärjed, on nad pehmevad, siis peab panema aeglaselt programmi, et aeglaselt kiirust tõstaks, ta jõuaks. Nii et seda saab reguleerida. Kui on vedelnud mesi, tuleb paremini välja üks asi ja need tal on siin kuskil üsna mitmed programmid, mida saab teema panna, sealt sõltub kiirus. Siin on nüüd selline tank filtreerimistank, see vesi valgub sinna alla, seal on sellised väravad, mille alt ja üle ta voolab läbi võrgu ja siis vaha jääb siia ettepoole, tagapoole jääb puhas vesi juba. Ja sealt ilmselt kuulatakse siis välja või lastakse välja voolatama ja ja siis ta niimoodi valgub läbi, siis see voolates valgub ka läbi selle võrgustiku. Tagapool on sellised umbseinad, läheb ka salt läbi ja mõnikord osades läheb üle läbi, nii et ise vaha jääb nende seinte taha ja lõpuks sinna taha otsa jõuab välja suhteliselt puhas. Kumbatakse välja sellesse suurde nõusse ja selles suures tankis põhimõtteliselt valmistab ta siis seda kreemmett nii-öelda. Nii et kreemmee jaoks tal on küll põhimõtteliselt veetank kümme, seda ta ei kasuta. Sinna ta lisab juurde peene kristallilist mett juuretiseks. Ja siis segamisega see juuretisena õpetuseks mõjuks ikka suus vesi kristalliseeruma ja siis ta kristalliseerub peenekristallselt. Nii et kuskil 7-8% ta lisab siis seda peenekristallset mett ja ta siin juba mõne tunniga segab, 3-4 tunniga suudab selle niivõrd segamini ajada, et need peenekristallilise meie osad on igal pool jagunenud ja siis juba pumpab oma nendesse nõudesse, kus see siis jääb seisma lattu nii-öelda, sest seal hakkab see kristalliseerumisprotsess nende väikse peenekristallide ümber. Tavaliselt tehakse pikemal ajal, tehakse mitme päeva vältel, nädal, 10 päeva siin teda segatakse ja siiras pumbatakse ümber. Kilosed nõud on, kuhu ta siis selle kristalliseerumisvalmis mee nüüd pumpab ümber sealt ja siis seal ta kristalliseerub ära ja seal siis pakenduskeskus nii-öelda või siis tema ise pakendab pärast hiljem ära, kui aeg on panna väike pakendisse.
Ehk siis pärast jahedasse kuskil 15 kraadi või nõndas, see on parim temperatuur kristalliseerumiseks. Üldiselt ta teeb seda nii-öelda järeltöötlemist või seda peenkristalliseerimist kusagil siis, kui aega palju on, see tähendab oktoobris juba, no siis kui kõik välitööd lõppenud, eks ole, ja novembris isegi. Aga lusikas läheb sisse, tuleb suhteliselt, ta ei lähe kõvaks. Nii et no see on see väljund. Ta on kreemias, aga ta on selline tugev. Osa mõnikord niimoodi lausa vede voolab, eks ole. Aga kui ta seisab mõnda aega, ta muutub selliseks tihkemaks, aga mitte kõvaks enam. Viilib selle maha, eks ole. Ja kõik need kärjekanud saavad põhimõtteliselt avatud ja nüüd purris peaks välja tulema. Siin muidugi on mõned probleemid, lasime ikka ringi käima, vaadata kui tahate või. Siin on mõned probleemid, ühest küljest ei tule ka näiteks vaha, eks ole, head vaha ei saa. Teine külg on see, et ega mõni ütleb, et ei taha hästi välja tulla. See on kiire muidugi kui lahti kannetamine kahvliga ja mugav ka. Eikä on niin rasitava, että se on kevyttä vetää. Ja see ei ole ka väga väsitav, siis kui te mäletate, võib-olla mäletate, et Sildik on mitu korda öelnud, et tema on Soomes Kari Valose juures oma käe ära rikkunud lahti kannetamisega. Tähendab, ta ütles seda ka, et kui seda anda nüüd emale munemisskäljaks, et üldiselt näiteks hästi. Aga mõnikord on niimoodi, kui näiteks anda kas sülemile või mõnele emale ka, et nad hakkavad sealt kandma seda ülemäärast vaha, viskavad välja. Ja kui ei võta nii hästi vastu, eks nad ikka hambaga nii-öelda. Et kui on ema kukul juba kaanetatud, seda vanevad siia järel kooruma. Nii et siin on ema kukul. Ai, nyt se... Itse kehitynyt tämmöinen systeemi. Sitten... Täällä on sellainen systeemi, että koko sitä kappita toidab akku pealt, akut toidab samalla või ka laadib võrgust ja kui peaks olema võrgus elektri ära, siis aku toidab ikka edasi. Tal on mitu korda see protsessor või juhtimine on läinud välja, sest äike lööb liini kuskile, siis selle kõrge impulsiga lööb läbi mõne seadme. Nii et praegu see aku toitega on tal suhteliselt nagu sõltumatus see, nagu ups oleks arvuti ees, eks ole, tinglikult. Kuna kui emad kooruvad, need ei tahaks valgust eriti. Ja siis selleks, et saada vajalikku niiskust, tal on siin vesi, seal on ujukid peal, ujukite pindal, aga ta määrab ära palju ja vaba vee pinda ja palju sinna siis niiskust sisse tuleb. Nii et niimoodi käsi reguleerimisega. Palju peab olema? Kuinka monta prosenttia pitäisi olla? 60%. 60% on paras, parim. 50 kuppu saab umbes korraga panna siis koorma. Noihin mahtuu 60 noihin 3. Jah, 60. Nii et tal on ühe selle liistu peal on siis 10. Kuinka monta aastat? 34, 35, 33, 34, 33 pool. No see on sama kui pesas seal serva poolel, mitte päris keskel. Ühesõnaga, kui nad siin on koorunud, siis ta teeb paarumispere, tapitea pesasid, tapitea karusid kasvatab, paneb sinna sisse, siis seejärel paneb ta 8 ööpäevaks keldrisse ja siis viib paarumist tarale, paarumismesilasse. Tähendab, tal on, ma küsin seda, et mõnikord on, kui paned paarumispere välja, et nad lendavad minema sülemine nii-öelda selle noore emaga, eks ole, et seda vältida, sellepärast ongi see 2 päeva keldrist on vähemasti jahedas. Et kui on see küllalt, et on jah. Et mõnikord küll juhtub seda, et nad pärast hiljem, kui on juba ema kenasti muneb, ütleme teist ringi näiteks ja palju on mesilased, siis lendab parvena minema, sülemina minema, eks ole. Aga kohe nagu äralendamist ei ole. Kui on head ilmad, emad saavad korralikult lennata, pole väga tuuline tormine, siis põhimõtteliselt kõik need emad võiksid paaruda 100% olla. Aga mingitel põhjustel võib olla niimoodi ikkagi 2-3 ema 100-st läheb kaduma näiteks pulmalennud. Nii et see protsent võiks olla mingi 95-7, mis siit välja tuleb lõpuks. Kui nüüd ema on ära võetud, siis pannakse sinna sisse need ema kupud, küpsed kupud, need päev enne koorumist umbes nädalaid. Need võetakse hästi vastu, noort ema ei taha, et tal on vastu võtta, siis teise ringi või 3. ringi. Et muidu võiks saada ühe paarumisperega ka 3 ema, aga kui nad alustab suhteliselt hilja, siis tavaliselt saab ta 2 ema. Esimene saab niimoodi ema andes ja teise saab siis kupu sisse andes ja see paarum. Selles lõpupaarumises on kriitiliseks kohaks see, et ei pruugi olla piisavalt leskesid. Kuna augusti alguses hakkab mõnikord juba leskede välja viskamine ja kui see viimane paarumi peaks jääma seal kuhugi augusti keskel näiteks või hiljemaks veel, siis võib olla, et ei ole lesked küllalt, et siis võib paarumine olla kas kehv või paarum ära lihtsalt. No ihan hyvä. Ühesõnaga tema mõttekäik on selline välja võetud, siis ta vaatab, kontrollib, et sööt oleks küllalt ja seejärel laseb neil sellel hautmel, mis seal sees on, koorud ilusasti. Tuohon vaan 2,5 desiä mehiläisiä ja karskia. Ja siis selle koorunud
paarumisperedest need emad või tähendab need mesilased kasutab ära siis sellise kunstpere tegemiseks, kuhu antakse üks ema, seal on varasemast juba on olemas suirakärjed, meekärjed ja siis raputab, pistatab mesilad sinna kõik kokku. Üks ema on puurist sinna juurde antud, mingi aja pärast sellest puurist vabastatakse ema ja tekib üks talvitunud selline kunstpere. See on selline kerg kruusu, kuidas nimetakse, see ujub selle suhkrulause peal, sealt nad saavad kätte ja juhku ära mesilaseks ole. Nii et niimoodi saab suhkrulaust anda tõesti lahtised pinnad kütmiseks. Nii võib ka tegelikult sügissöötlist teha, et puistate seda kerg kruusina peale. Kruus on hea mõte. Hea mõte tegelikult. Korpustega niimoodi saab sellega, ta on kinniga. 3 meie korpust saab sellega äruga, ütleme, näiteks tarude juurest auto juurde transportida. Sest autoga alati vastu taru sõita ei saa, ka tee jääb eemal. Ühesõnaga, kui tal on mesil võetud, siis ta paneb sinna korp, tähendab 25 milliliitrit. Immutab selle köögilapi läbi, mitte läbi päris, vaid siia lisab, ta ütleb 25 milliliitrit, umbes 65% sipelkapet ja paneb selle siis sinna peale. Ühesõnaga, ta paneb siis selle ühe haudmeraamidega korpuse kohta paneb siis selle 25 milliliitrit, immutab siia peale, paari päeva pärast tuleb, lisab täpselt sama ports uuesti, 3. kord veel ja ütleb, et mõnikord on tehtud ka 4 korda, aga üldjuhul seda vaja pole. Ja see on siis kõik, kui mesi on võetud. Mõnikord on see kaugustikuu päris kohe keskel. Et seda jah peaks tegema enne, kui nüüd talvemesis hakatakse munema ja kasvatama, aga noh, kuidas elu on ja kuidas aega on, alati ei jõua, eks ole. on ikka sipelkapes. Sipelkapes, 65% ja 25 milli. Või suuremasse pesasse nagu meil on 2 korpusega, siin on see 40 milli korraga. Nii et lennuava on talle lahti, no kogu selle põhja pikkuses, eks ole, kuskil mingi 4-5 millimeetrit, nagu ma aru saan. Ja kui see nõnda on, et siis nad ventileerivad ja siis liiga kõrges kontsentratsiooni ei lähe, et siis sel juhul ei juhtu emadega midagi. Muidu sipelkappe raviga on see häda, et on emad mõnikord läinud. Ta ütleb, et muidugi oleks väga toimekas on see sügisene tilgutamine, aga talvemesilaste jaoks on see liiga hilja, seega ikkagi sipelkappega varane toimetamine on kasuks. Ja tänavu aasta tegi ta lisaks sellele kevadega siis oblikappe tilgutamist kevadel. Kohe puhastanud jälenimbia, kui pääses liigi, kohe tegi ära sellest. Siis võib juba haue sees olla. Tähtis on, et võimalikult vähe oleks hauet sellel ajal. Natuke on niikuinii juba, jah. Jah, ta ikka ütleb, et see oblikappe tilgutamine üks tähtsaim viis, mida üldse peaks kasutama, et ise on ka nüüd nagu mõned aastad vahele jätnud ja see on nüüd kätte maksnud. Ta varem ravis ainult oblikappe tilgutamisega, aga kuna ta see risk on olemas, et äkki on temal ka neid akarapist või tähendab seda trahelesta, siis ta sellepärast on viimastel aastal hakanud sipelkappega ravima. Ja oblikappega vahel ka, aga noh, nüüd on natuke vahetanud jälle. Et sipelkappe on selline, mis tungib ka augmekaanetisest läbi ja toimib seal all olevatele varjolestadele, sellepärast saab ta ka nüüd kohe meie võtmise ajal tarvitada. Oblikappe piserdamine või tilgutamine ei toimi läbi augmekaanetisse, see ei aita. Paratoosi ravi on tähtis või tähtsaim, mida ei saa unustada, mille arvelt ei tohi kokku hoida ei aega ega pingutusi. 6-8 pere ühes kohas on siis on riittavasti on nüüd. Ta arvab, et siinsetes tingimustes on 10 peret ühes kohas ja natukene palju ja üks asi, mis ta välja toob, on see, et kui on see korje lõppenud, siis kipuvad vargile rohkem ja see varguse probleem on suurem sellises grupis, kui mõnes väiksemas oleks. Muidugi, eks see transport ka ühes kohas teisi, kui suuremat gruppi nihutada, siis on jälle keerukam. Nii et ühel poole 10, teisel poole 10, selles piirkonnast need mesilagrupid asuvad ja gruppide vahe üldjuhul nii 3 kilomeetri ümber või. Siin on nüüd selline käsitlus temale, et see lesehaudne välja lõikamine, tema eelistaks seda mitte teha, et mida rohkem on seal peres leskesid, olgu nad siis koos nende lestadega, siis on ka nende lestadega leskedest jäävad need tugevad, paremad ellu ja on tugevamad ka lendama minemas ja seega see lesepopulatsioon, kes lennus on, peaks olema tugevam. Kah nagu valitud, omal kombel valik tehtud. Et sellepärast ta lesehauet kuidagi moodi ei mõjuta ja vähenda, et las neid ole palju, olgu nad siis ka seal sellise lestade rünnaku all rohkem natuke. Et seda ta ei kasuta. Omal kombel nende leskede kaudu tuleb see varotoosi kannad taluvad varotoosi, eks ole. Et noh, kuna saada hakkama varotoosiga, siis nähtavasti jalglased ka, et võib-olla seda varotoosi kindlust sel kombel ka edasi anda noortele emadele, eks. Ja nende kaudu, eks ole, nende haudmeele. Nii et omal kombel aretustöö üks külg seegi läbi leskede. Kui varem oli nii, et läks talituma pere, kus võis olla sees 3-4 tuhat lesta ja juhtunud midagi, siis tänapäeval võib olla 1000 lestaga talituma läinud pere võib teadaks olla läinud juba, kui nende viiruste koormus on suurem ja viirused on tigedamad, mis kaasus. Nii et keskmine meie saak siin võiks olla statistiliselt 50 kilo, on peresid, mis on
50. Jah, on peresid, mis on tugevad, võivad anda 100 kilo isegi ja sõltub aastast muidugi. Eelmine aasta oli kehv, saadi vähe. Hakkas vaja saada, siis on jalad terved juba. See peab esineda minu juures bussis. Okei, minge jalutama, minge, siis tulete kiiresti tagasi. Mulla on normaalisti tällainen tulisälilaatikon, mulla on vaan pusero päällä. Ei ole välja. Se on ema üleval metsästä. Se on üleval võtatu palju materjali. Ja selle ema muneruks saab vakli jätta. Kahe emakonna läheb perekoles tugevaks ja kasvab torn kõrgeks ja ema mugav on toimetada. Aga siis küll seda, et kui mõnikord on kevadel on tugev ja nõrk pere, et siis ta nõrga pere kasutab ära tugeva peale, pannes seal häälepaberi vahele, et siis laseb nad kokku näiteks. Ja kui tahab sealt pärast uuest saaks tekitada uue kunstpere, teise veel lisaks, et uuesti taastab. Aga see esimene pere, see nõrk pere üks ei areneks, et ta siis selle tugeva abil tugevalt saab abi niimoodi, eks ole. Ja siis kahe peale kokku saavad hoo sisse ja pärast sellest teisest saab uuesti normaalne pere. Ei, siin pole midagi ühtlustamaks tehtud, nad on kõik lihtsalt oldki samasugused, sama tugevust enam-vähem. Nii et haudmega ühest teist tugevdamist ja muud pole ta teinud. Ja ta nagu ei tahagi sekkuda perede arengusse mingit välisabi pakkudes näiteks või väljaspoolt kärgi juurde pannes. Ta tahab näha, kuidas see pere või ema ise areneb. Ja sealt saab ta teha pärast siis valikuid, ehk saab seda aretuslikku jälgimist teha. Nii et sellepärast ta ei sekku eriti nende perede tugevdamisse või nõrgestamisse. Üldiselt jah, siin on niimoodi, et suur nagu mesilisi käib alt, osa käib ka üle alt, aga nad ikkagi alguses, kui on see arengu algus, nad kõigepealt viivad omale emale sinna nii mett kui ka siis õietolmu ja pärast hiljem, kui seal juba on küllalt, aga emal mõlemisruumi ka on, siis hakkad allapoole panema. Aga nüüd suve teises pooles võib juhtuda nõndamoodi, et nad hakkavad üles veel rohkem tooma ja hakkavad ema munemist piirama niimoodi. Liiga palju tuleb sinna haudme korpusesse mett ja siis peab juba jälgima, et anda ruumi ja võtta mett ära, sest meie kärgid põsekärgi ära näiteks ma kutan ette. Ja see konstrueerimine käib ta nõndamoodi, et ta kõigepealt vaatab selle pere läbi, kui ta valmistub, eks ole. Siis ta tõstab sinna teise korpusesse, tõstab siis suirakärgi, meekärgi ja siis sinna juurde tuleb ka tooruvad haued ja siis jätab tühja vahemiku, kuhu ta pärast saab panna oma siis selle emakasutusraami vahele. Ja jätab selle ja paneb uuesti komplekti kokku, üleval on ema seal oma seltskonnaga, jätab selle kuskil 3-4 tunniks rahule, siis ta läheb, käib teistes rühmades, grupis, kodus ja siis seejärel kuskil 4 tunni pärast tuleb siia nende vageldatud raamidega ja paneb teise korpusse tühja kohta. Selleks ajaks on see tühi raami vahe noori meesest täis tulnud juba, eks ole, kus tühi koht oli. Siis need vagrad lähevad kohe nende noorte meesest juurde ja siis hakatakse kohe startima. Nii et niimoodi see asi läheb käima. Tegelikult mitte ainult stardipere, vaid see on ka ühtes üleskasvataja, nii et siin nad on 5-6 päeva ehk selle ajani, kui juba hakkab kaanetama neid ema kuppe ja siis siit viib ta otse kohe sinna inkubaatorisse. Miks seda võiks teha hiljem? Võib muidugi, mina ise olen ka hiljem teinud, aga küsimus sellest, kui on rikkalik meesaak, siis nad kipuvad need kupud ehitama kärjesse sisse, ehitavad kärjed ümber, hakkas see mett panema, pärast siis on kuppe kätte ja on nii keerukas lugu. Aga kuskil niimoodi 5 päeva jooksul nad tavaliselt seda veel ei ole teinud. Siit, kui ta need 5 päeva sinna olnud, siis ta siit viib nad sinna inkubaatorisse niimoodi, et tal on spetsiaalne selline plast, vahtplast, näiteks mingi plaat, ma ei pannud seda tähele küll, aga ma olen mõne teise juures näinud. Seal on augud sees, ta võtab need vastuvõetud kupud, paneb sinna kõik sisse, siis paneb oma sellesse transpordikasti, õrnasti kohtleb seda, viib inkubaatori juurde ja laab seda inkubaatorisse seda. Nii et ta ei võta mitte selle listuga, nagu mõnikord viiakse. Sealt juhtub need maha kukkuma ja rappuda saavad ja vaid panevad sinna vahtplasti sisse ja siis uuesti kinni, sooja ja siis viib ära sinna. Ja ta on raamis on 2 liistu, üks raam, 2 liistuga, 22 kukku. 10 aina yhdessä. Ja vastaanotto on rikimääristä 17 tänään. No nyt oli 16-13 tämmöisenä aikana, mikä on mun mielestä hyvä, kun on... Joo. See on siis sellisel juhul, kui ema on all, nii et siis ta saab panna selle sööda peale. Ta annab, kui ei ole väliskorjet, piisavalt annab mee ja vee lahust.
2 osa mett, 1 osa vett, ütleme näiteks. Ja miks mitte suhkrulahust, sellepärast, et seda lahust võidakse panna ka meekärgedesse ja siis on selge, et see on ikkagi mesi ja mitte ei ole suhkur seal sees meekärjes. Sellepärast. Juhtu ikka võtavad kenasti vastu ja ehitavad need emakupud üles. Aga üldiselt nad üles ehitavad kärjed sinna. Et siis saab kohe hakata munema. Siin on kõik kombineeritud kokku, tuleb nii mett, tuleb emasid, see stardiperena toimib, kõik on ühes. Ja kui on tahtmine, et see vanaema lõpuks välja vahetada, siis jäetakse sinna nendest viimasest satsist üks emakupp, et las kasvatavad selle lõpuni välja, läheb paaruma ja saab see uue noore ema ja sellele jääbki see pere siis juba hiljem tööle. Kas ta selle vana ema võib tõsta kõrvale varu pereks nii-öelda või talvituma, kuidas tahes, see pole enam tähtis. Rähn on nagu üks selline, teda ei ole siin kaua aega eriti olnud, aga ta on nüüd ilmunud välja, ta on selline väga toimekas, ta käib siin kuskil 5-6 mesila paika käib läbi. Otsib üles ja kuuleb. Hallpeaga ongi niimoodi, et ma siin ornitoloogidega olen rääkinud, ta on just nimelt spetsialiseerinud tegelikult siplekättele. Siplegapesa on talvel külmunud ja lume all, sealt ta kätte ei saa. Ja siis ta otsib asendustoitu ja kuna need mesilased sees sumisevad kergelt, eks ole, no siis ta selle sumina peale läheb siis vaatama, mis värk on. Roherähn umbes sama oli tegelikult. Ja siis ta hakkabki sealt läbi tungima. Nagu nüüd küll Hannu ütles, et kui on selline tavaline puu ühekihiline taru, sellest võib minna läbi. Aga tal on pannud tähele, et kui on kahekihiline, nõnda, et seal on vahepeal isolatsioon, siis sageli on nii, et see rähn esimest väliskihist läheb läbi, isolatsiooni uuristab ka, siis jätab asja poolele. Et sisse nagu ei lähe. Ja sisekihis, siis see vineer on terve täiesti. No ühesõnad tolline laud näeb olevat, jah. See, et kui on pikk talv või mingi muu põhjus, et siis võib-olla lihtsalt kevadel tekib sööda puudus. 28 liitrit, 28 liitrit või kilo. Litra. 28 liitrit suhkrulahust annab, eks ole, juurde. Ja võib-olla, et siis selles ühes korpuses kevadel puhast lennu järel peab andma juurde lisakärge. Toiduga, kui on varukärge näiteks meega või. Et see risk on pikk kevad nagu tänavu. Sel kevadel andis ta ka, aga andis siis mee ja vesilahust. Jah, 2 osa mett, 1 osa vett, selline lahus. Et ta jätab omal üle talve neid söödakärgi mõnevõrra, mõnes on seal ka sees suira ja siis kevadel, kui selline söödapuudus on, siis mitte ainult seda mee lahust ei pruugi anda, vaid võib anda neid söödakärgi, tagavara söödakärgi lihtsalt. Ja tal selle meetodi juures ema üleval lõpeb ju sellega, et ema viiakse alla, eks ole, aga sageli see alumises korpuses on päris palju kogutud õietolmu, nii et seal ei ole piisavalt normaalse pesaaks nagu kooslust. Ja siis ta need liigsed suirakärjed tõstab välja, paneb siis lattu seisma kevadel, et kevadel annab tagasi. Siia paneb sobivad kärjed, et see pesa moodustab normaalselt. Veel selline pisuke tagasivaade ka, et kui tal olid puhtad itaallased, siis sageli on niimoodi, itaallastel ei olnud piisavalt õietolmu või suira. Täpsemalt pered on suured, nad söövad ära ja sageli ei kogune tagavaraks. Nii et nendel kippus napit olema ja siis Johanil Lundeenilt ta ostis pukvast emasid. Aga pukvastil on komme koguda hästi palju õietolmu ja suira, vahel liiga palju. Ja siis niimoodi 2 peale kokku sai keskmiselt nagu jagada selle suirakärgi nii, et kõigil oli parasjagu. Kärgedes, et siis neid, et mesilased ise puhastaks ja seda ta ei tee kunagi, need lähevad sulatusse otse kohe. Ja eks see hallitus ja mustus on ju see, mis tegelikult võib ka haiguse kandjaid endas peita, nii et seda ta ei kannata, ei salli. Soomes on praegu see süsteem juba aastat kuskil 80, ka meil on olemas Eestis tegelikult karuste korral. Ja siis see makstakse välja ka siis, kui sealt sellest elektriaiast vaatamata on nüüd käinud karu seal. Aga ta ütles ka, et nüüd, kuna neid suurkiskjate kahjude hüvitamise taotlus on kole palju, raha on vähe, siis viimase ajal makstakse pool tagasi, pool ära, ülejäänud jääb mesi. Kiitos kirje. Ja siis meelest lisaks Oli mukava nähdä. Ja se on hyvin mehillä tavallisessa mehiläispesien. No kiitos vielä. Kaunistamisessa. Okei. Leva. On.
Mis aastal asutati Tartu Ülikool? A. 1532, B. 1632, C. Mis riigis leiutati paber? A. Kas Egiptuses, B. Hiinas, C. Jaapanis, D. Indias. Mitu luud on inimkehas? See Pandivere kõrgustiku kõrgem mägi oli Emumägi. See on nüüd tähesild ka, kuulus Soome tähesild, et vaadake korraks paika paremale vasakule ette ka, kes näevad. Senga se oli eniten vaikeus. Aga need on elusad. Ja asfalti peal on ka vahest. Tavalised laimid. Pole su jook on nüüd fikseeritud. Mis siis on? Auguala. Mul on kõigil. Siis kui ära sõitis, siis 2 päeva ei. Tegelikult ta ei jaksa. Mis ta oli? Oli või? Kohe sinne taha, sini.
Ja vaatame, kas sul see saab. Kiitos väga otsinud. Ja et on hea uusi. Polegi juhu võttud või võtsid, kust te võtsid? Kuskilt Jüri tõi. Paljud on huvitatud linnas mesilaste pidamisest, see on huvitav, aga ka kaasas sellega mõningadki probleeme ja muresid. On uus ja põnev asi ja 7 kursust on Helsingi piirkonnas olnud ja 100 ja peale, eks ole, osavõtjat. Nii et see linna mesilus tegelikult väga intrigeeriv. Lähim on siin minu selja taga 200 meetri peal, kus nad kursi peavad, kus on selline ehe linna mesila ja kuhu on siis nüüd nõndamoodi seatud, me saame minna vaatama. On selles linnumesik seltskonnas on nüüd neid, kellel on tõepoolest linnas mesilased, aga on päris palju neid ka, kes esialgu linna ei seanduvad, ma katsusin mujale panna, kelle tegelikult mesila on mujal, ise elavad linnas, nii et on sellist seltskonda erinevat. Monta vuotta ollut mehiläistä kerrostalon katolla ja Ja se on 70% ei edes tiedäkään, että siellä on mehiläistä. Ühesõnaga, nad püüavad viisakal viisil hakata linnamesilust edendama, et kui ka keegi kavatseb tuua või seada mesila siia, ta räägib naabritega läbi, see on just nagu kokku lepitud, see on hea tava, eks ole, et naabrid ka nõus on sellega ja et nad teavad, millega riskivad. Teine külg on see, et nad käisid Inglismaal, seal selgus, et ei midagi, keegi ei teagi, kus ka need mesilad on, ei naabritega pole räägitud, et nii umbes 70% on täiesti tundmatud mesilad. Mesilastel on selliseid riske metsas teada, karud, eks ole, aga linnas on kahejalgsed karud. Noored kipuvad vahel väga uljad olema, võtavad põlud pisut rohkem kui tarvis, nad lähevad sinna niimoodi energiat rakendama ja seda on nagu juhtunud, see on nüüd teistpidi, et inimesed ja inimeste mõju mesilastel on suurem kui mesilaste mõju ehk inimestele mõju. Suhtumine on väga erinev, inimeste üldiselt kardavad, sest mesilastel on nõelad kaasas kogu aeg ja ikkagi võivad ju nõelata põhimõtteliselt, see nõuab ettevaatust. Sellepärast see esimene reaktsioon on tavaliselt ettevaatlik, mõnikord ka natuke vastu agressiivne. Kui ta rääkis, et ta töötab tegelikult seal Kõrgesaaris loomaaias, et seal tal on niisugune näitus tehtud, niisugune lahtise ustega taru ehk vaatlustaru, millele saad võtta uksed lahti, vaadata, mis toimub. Ja ta rääkis reaktsioonist, eks ole, et kuidas seal mõni reageerib, teeb lahti, kiiresti kinni minema, eks ole, ja mõni jälle reageerib nii, et jõuga tahab kanda. Ühesõnaga erinevad suhtumised, aga üldiselt aja jooksul asjad kehmenevad, vaadatakse ära. Ühesõnaga inimeste selline teadlikkus tegelikult, kes on kes ja kelline risk see on. Ja kõigepealt Mesinike Liidu üks selline esimesi tahvlid, mida kusagil niimoodi näitavad, on see, et on kolmesugused putukad on, eks ole, mesilane, see on kimalane ja siis on herilane või siis vapsik, eks ole. Vaadake, see on mesilane ja need, kes teised kirjud on need, kui nõelavad, need pole mesilased. Nii et nõndamoodi on üldse nende riskidega, et kõigepealt tuleb teha klaariks, kes on kes. Ühesõnaga, paljud asju otsustatakse ära valitsuse või siis nende valitsejate tasemel ja siin ka üks linna juhtidest oli kusagilt lugenud artiklit, et näed, sa mingis piirkonnas oli probleeme tolmeldamisega, eks ole,
viljapuude tolmeldamisega paluti mesinikel tuua paar peret, tolmeldasid, kõik läks paremaks, saadi palju õune. Tema jättis selle meelde ja otsekohe oli valmis ka rakendama oma võimualal seda. Nii et tegelikult selle ladviku mõjutamine, nende targemaks tegemine nõub sageli ka hästi mesinduse võimalustele. Harrastelijoita ja osa-ammattilaisia. Niin on itse asiassa juurihan vuoden mehiläishoitaja. Ja. Nostetaan tänne. On tää tosi paljon. No on ne pikkusen kevyemmät, joo. Tää on aika kevyttä puuta. Nämä on pikkusen kärkkyisempiä, mutta ei nääkään. Vaattus nyt, mutta hei. Laitaanko te sulkuristiko tuohon? Ai kun täällä on pohjassa. Joo. Ei mitään. Se on arvokas aine. Näin. Kuhnuripoikiakin on. Kunnassa on aina kaikki hyvin silloin. Taitat sitä valosta. Nii et see on siis nii, et jah, eks nad alguses teevad ju otsused, kas nad tegelikult tahavad saada mesikuks, on ka neid, kes mõtlevad, et see on tore küll, aga mulle ei sobi ja nii et mitte kõik ei jõua praktikani muidugi, aga üldine eesmärk on küll, et igaüks võtab omale pered ja siis hakkab nendega toimetama ja siis on veel see mõte ka, et praegu nad teevad läbi need praktikatunnid, aga peale selle siis sügisel kogunevad uuesti nii-öelda arutavad, mis siis toimus, mis suvel toimus, kuidas see praktikateooria kokku on läinud, see mõte küll meil. Nii et 90 inimest kokku ja kursus 2+2. 40, 80, 70. Keskmiselt siis 20 ühel kursusel, eks ole. Ühesõnaga, siin on nagu piiratud see Helsingi valla sellega, et kui palju siia mahub mesilas, selleks et teatud saaki saada. Et no näiteks seal Londonis tõi näite, et seal 2 kilomeetri kaugusel paiknevad tarade korral, mingi 20 kilo, ütleme, mesised pere kohta nad saavad saaki. Kui need on tihedamad, peresid rohkem, siis loomulikult saaki ei saa, aga see on üks eesmärk mesilaste pidamiseks. See, et saada palju mett oma lauale, natuke saab, aga ta on nagu siuke lemmikloom seal, eks ole, see mesilane. Temaga on mõnus toimetada. Tolmetab ka, kui vähe targemini meil mõtled, eks ole, ja see on temaga mõnus koos olla. Aga mett annab, see on võib-olla ei ole põhieesmärk alguses, pärast hiljem niikuinii hakkab hammas vered olema, siis tahab rohkem mett. Need kortermajade või puhul on räägitud, et võiks ju panna õue, aga see on kahte, seal liigub inimesi ei saa. Võiks panna rõdule, ja mõte ajaks siiamaani pole veel tehtud. Võiks panna katusele ja see on perspektiivsem asi nähtavasti. Moskvas ja Pariisis on. Rõdul ei ole, jah? Jah, ja ma tean, et Nevski prospektil Peterburis on kuskil mingi 50-60 pereta seal rõdudel, Nevski prospektil taga küljel, eks ole. Kunagi ma lugesin Vene pseudovassast. Need samad asjaks oled, kuidas vältida sülemist, et ta pooleks sul ongi 2 peret, muidu võid loota, et saad sülemisele panna, kui ma tarvitseda tuleb ära lennata. Nii et natukene targemaks saada, et osad pere jagada näiteks või muul viisil endale uusi perest teha. See on üks eesmärk siin kursel. Teine külg, mis sellega seoses on veel vast see, et nende mesilaste pidamisel ei ole veel välja kujunenud mingeid reegleid tegelikult Singaldis. See on täitsa uus asi, 1,5 aasta niimoodi. Ja ei ole veel ka ilmselt linnavalitsus võtnud mingit seisukohta. Ma tuletan meelde, meil Vakra ju Nõmme linnaossa ütles niimoodi, et peame vist mesilased linnast välja saatma. Sest seal on niisugune tänav nagu Mesila tänav ja seal on üks mees, kes peab mesilasi. Tema naabrinna jälle omakorda kasvatab mitmest huvitavat taimi, seal on ka nektaritaimi ja ta on pisut pahur, kui seal mesilased peal käivad. Nad ütlevad, et nõelavad. See saatis kirja, tema saatis kirja Vakrale, eks ole. Vakra siis kutsus seal ekspertega, Mesikliidu eksperte kohale, me ei saanud minna sellepärast, et tema parasjagu sõitis kuhugi mingile muule koosolekule. Aga ajaleht reageeris niimoodi Õhtuleht, et nii Vakra kavatseb saata mesilased linnast välja. Umbes sama kivi oli, tegelikult kivi oli või Jõhvi kohta. See oli Ida-Virumaal kuskil seal, eks ole. Ka, et linnavalitsus on võtnud vastu mingi otsus, et mingid probleemi mesilaseks saadame välja, probleeme enam ei ole. Ma ei tea, välja saadetud. Nii et tegelikult see seadusandluse tekitamine on niimoodi nagu ta on. Pärnu on ainus koht linnades, kus kohal on võetud vastu mingi eeskiri mesilaste pidamise kohta, sarnaselt koerte ja kasside pidamisega. Teistes linnades veel ei ole, paar valda on seda üritanud teha. Nii et see on ka meil reguleerimata, siin Helsingis samuti.
Ma hakkan siit tagant otsast peale, et nüüd linnavalitseja, linnapea nähtavasti on siis mesilase Lembeline ja ta kaalus väga tõsiselt seda, et kui neil tehti selle linnahalli remonti, ta siin Raekoda või, et siis nad kavalisid sinna katusele mesila panemist, aga see vist ehitus ei kukkunud hästi välja. Nüüd on siis kava panna sinna taga-aeda selle hoone taha küljel, et siis oleks ikkagi olemas ka linna peal oma mesila, oma mesi, et külalistele pakub näiteks või. See on tore, ma ütlen, kui ülemused saab pöörata õigesse suunda, siis on lihtsam asju ajada. Kui on niisugune sobiv linnapea, see on suurepärane. Mesilast kedagi nõelavad ja mingisugune suur jama, eks inimene saab tõsiselt veada, on üliallergia või naerapane koera surnuks, et kes siis vastutab, eks ole, siis tekib küsimus, kes maksab. Nendel on Mesinike liidu liikmetel on olemas vastutuskindlus tegelikult, kes maksab liidu liikmemaksu, siis liit tervikuna on vastutuskindlusse korraldatud kõigi liikmetele, nii et kui nende liikmete mesilased midagi põhjustavad, siis kahjud kantakse kindlustusorganisatsiooni poolt. See on tegelikult hea külg praegu Soome Mesinike liidul. Me oleme uurinud Eestis ka seda võimalust, aga Eestis ükski kindlustusorganisatsioon ei ole valmis seda meiega koostöös tegema. Kes oli mesinik ja sidus koera värava postikuga. Täpselt, ja siis kui tuli, kas nad nüüd tulid juhusikutele kallale või mingi sülem endasid ja igatahes koer oli pärast saanud palju nõelu ja surnud. Ja läksid suhted täitsa sassi naarute vahel ja siis selle koera eest koera kahjutasu maksis välja kindlustus. See mees oli. Mul sai hundikoor küllaki sagedasti ja litsus eest ära aga sai nõela küll tükk aega. Ma tean Eestis ka ühte juhtumit, kus oli koer, noor koer oli kinni ühe puu all ketiga, eks ole. Puu otsa tuli sülem. Sülem on rahumeelne, eks ole, aga koer juda selle sabaga vehkis ja ju siis mõni mesil läks selle karvastikku. Eks ta sai nõelata, pärast tulid teise mesilad ka kallale ja nõelata see koer surnuks. No üks selline juhtum oli temal endal, eks ole, taia tagant jooks koer mööda, sai mesilase käest nõelata ja ju tal ikka väikesega allergia tekkis, nii et kui perenani jõus koeraks koju, siis koeraks oksendama ja tundus, et tal tervis läheb pahaks, tekkis võimalus, et perenani peab koeraga minema nüüd siis veterinaari juurde, tekib mingi jama, siis see perenani tuli nüüd küsima, et mis nüüd saab, kes vastutab ja siis kuna selgus, et Mesinike liidu liikmena on tal olemas see vastutuskindlustus, siis ta ütles, et kui midagi on, et siis maksab kinni kindlustus, eks ole. Õnneks koer toipus ja see asi läks niisama. Muidugi purk mett lisaks pärast selle prouale pehmendas veelgi asju. On väga põgusalt juttu, eks ole, et võib olla üliallergia, et see võiks põhimõtteliselt veretestiga saada teada, aga katset ei tehta, et kas on kursuse osavõtjad üliallergised, lasta neid nõelata või? Ei, aga kui nõelab, et mida teha? No, aga mida siis teha? Tähendab, eks ilmselt midagi... Prednisaloon või mida iganes? Ei, epipen, eks ole, või haige, eks ole, ega sa võid küll öelda, et epipen või siis kiiresti ast, jah. Ega mis rohkem ikka ei oska öelda, prednisaloon ei aita üksi. Nii et sellest võib muidugi rääkida, aga õnneks neid juhtub harva, aga kui me käisime nüüd siis, kus me käisime eile Mesilas, siis selle mesiniku naine on tegelikult üliallergiline, ta pärast rääkis mulle seda ja ta ei kannata ühtegi naela. Hannu Lappalainen, vaema, ja siis ta ütles, et oli üks juhtum ka, et need kodus ju mesilas ei olnud selleks ole. Aga ükskord ta oli tulnud metsast oma grupist ja viskas oma need mesiniku kostüümi sinna kuskile tooli peale, aga üks mesilane jäi sinna vahel, eks ole. Kolas seal mööda tuba ringi ja naine astus peale. Ja sai nõelata ja õnneks on ta kogu aeg epipen kaasas, ega midagi epipen siis sisse ja haiglasse Mikkelisse. Nii et kui on mesiniku peres siuke üliallergia inimene, see on väga suur jama. Eestis on sellised peres, ma tean, 3, eks ole. Või me tahame edasi minna järgmisele mesilale lähemale või? No lähme ikka Siit lükkab sisse, aga ülevalt ta sulatab midagi kinni. Ülevalt sulatab kinni. Traati ei olegi või? Ja see hoiab suhteliselt tugevat kinni see katua. On endine mentaalhäiretega inimeste haigla, mis nüüd on üks mingite eriorganisatsioonide kasutuses, kes seal viljelevad õnnapuid ja muid selliseid ja see on ka selline nagu meelepärane taastustegevus, mida seal teevad. Seal on üks selline esilakoht. See koht, kus me olime, see oli siis selle noorsoo, ma ei tea, puhkekeskust ja edasi. Maja oli seal ja tuli nendelt küsida luba selleks, et mesilast panna. Tuli see nokst üks teine jälle seltskond, kuhu me praegu läheme, kus see mesil on. Alati tuleb sealt kohalikult piirkonna haldajalt või valdajalt küsida luba. Ma olen selle saanud.
Mesilates nad saavad ka peaasjalikult, nad ikka ise ta ütlevad ära, sest neil on ju palju neid liikmeid aga nüüd teistpidi, kui seda linna mett kui kaubandusartiklit vaadata, selle eest võib saada kuskil 2-30 eurot kilo müüa, mida võiks kurkuda. Näed, linnamesi, see on nagu niisugune ärimõte või idee või eesmärk või. Muualla kaupungissa, mutta nyt ne on palautuneet tänne. Eli jompikumpi näistä on ollut tuolla, mikähän se nyt on, Pasilan ratapihalla. Siellä on myös joku semmoinen alue, jossa on ollut kokeilussa mehiläiset. Siis 2 pelet jäi talvituma. Üks nendest suri, sest et seal oli, seda nõu oli peale jäänud, aga ometi vist nad nälga surid. Nüüd siin oli kevadest saadik oli 1 pere, siis see oli, nüüd toodi 2 tükki veel ühelt teiselt Mesila kohalt. Oli niimoodi katseks viidud ühte teisel linna paika siin, et vaadata, kuidas mesilad seal toimivad, nüüd toodi tagasi. See on praegu selline kunstpere väike tehtud, see on pisut suurem, millest siis tehti. Ühesõnaga, eelmisel suvel üllatal kombel nad said põhiosa metsa, saivad Pärnaviie mett. Et oli ju kehva aasta küll, aga Pärn eelmisel aastal neil oli andnud mett. Ja seal eelmises selles kohas, seal see üks tumedas kostüümis naisterahvas oli, neil toimub Soomes iga aasta parima mee konkurss ja tema võitis, oli üks võitjatest just nimelt see Pärnaviie meega. Seal on nüüd eraldi on üks taruanetada on 3 korpusi peal. Sellel on niimoodi, et all on pesaruum, ülemine korpus on mett täis, 3. ja teine on siis selle vahepeal on poolt mett täis, nii et see on päris hea saagi paista panna. Nad just täna vaatasid siin paar tundi tagasi läbi oma need pered siin. Suurin osa tulee varmaan puista, mikä täältä. Arvab, et suur rekordsaake täna vasta ei tule, et taimestikust tuleb, mis tuleb, aga põhiliselt, mis tuleb puudest. Võib-olla ka lehenett veel ja mida kõike. Aga mõtle selline, et algajatele õpetaks, et jätta äärmisteks saamedeks nüüd need põsed, kus on vähe mett sees ja siis pärast lihtsalt söödetakse nii, et see suhkru lahust pannaks täis, et nad sööksid seda eelkõige. Ja see vähene mesi, mis seal sees on, see jääb neil kevadeks, kui nad juba saavad lendama minna, siis pole lehemisi probleemiks. Kui sageli tahavad olla väga hoolivad ja ütlevad, et mesi on parim toit, ta mett täis ja pärast selgub, et kuna mesi on kristalliseerunud või kihkendase kätte, surevad meie otsa nälga tegelikult. Nii et liiga hea ei ole ka alati hea. Neil on luba saadud konkreetsele maksimaalselt pesade arvule. Siin on 3 saadud. Praegu on juba 4 ka seal. No siis, joo. Ehk kui tuleb kontrollist, et tõstab selle korpuse või selle pere teisele peale, et minä onkin 1. Kartta ja sekin on vielä lähettämättä. Kauheasti he ovat kiinnostuneet, koska se on uusi aihe ja ei ole mitään kokemusta ja siitä. Siin on nüüd kogemust nappus mõlema poole, nii mesinikel kui ka ametnikel. Ja ametnikud ka igaks juhuks nagu küsivad ikka, et tahaks saada kaardi peal näidata, kus kohal see mesila on ikka täpselt ja lubadega kõik lõpuni menetleda. Aga nüüd nagu ta kutsus sinna ka, et tulge nüüd kohale, ma näitan, mis värk on, ei, ta on puhkus, võib-olla aeg, eks ole. Ja tegelikult ta sisulist huvi nii väga pole, aga ametnik on mures, et kõik asjad on korras. Et nagu ta ei oleks midagi puudu jätnud oma tegemistesse. Nii paari kilomeetri kaugus 11 lähemal veel, eks tekib see varalastade ränne muidugi, leskedega ja muul viisil, nii et eks siis peab hakkama järjest rohkem pöörama tähelepanu varatoosi ravile ka. Praegu esialgu on neid suht tõredasti, nii et omavahelise vahetus ei toimi vist veel loodetavasti, aga õpetakse kindlasti varatoosiga toimesaamist kõigil mesinikel. Piirkonnas ei ole Ameerika audmädanikku veel täheldatud. Ja siin on nüüd see mure ka, et kui tuuakse mesilasi kusagilt, et mine tea, äkki see ka kaasa võidakse tuua. Äkki nagu oli silt juures kontaktandmetega, et siin on see puud, et sellel vist on selle tarud. Et üldiselt on see nagu neil nõuta või soovitav, et teatakse, kui mingi jama on, siis vaatab telefoninumbrit helistab, kuhu on nüüd niimoodi. See kontaktandmed peaks olema vajalikud. Mõnel maa, näiteks Taanis on lausa nõutav, et igal mesila grupil või mesilal, mis on väljaspool mesila piire, peab olema juures, peab olema ümber aed, piiritatud, on ta mingisugune lint või mis tahes, peab olema kindlasti tahvel mesiniku kohta andmetega, et saaks temale helistada, kui midagi on vajadust. See on seaduses kirjas osa nii. Meil veel pole, aga see võiks olla meil ka nii. See on ikkagi külm pikalt, siis see kevadareng on võrdlemisi vaevaline ja aeglane. Et see on nende linnamesilate siin probleemiks nähtavasti. Aga eks on sama lugu ka meil Saaremaal ja Hiiumaal võib-olla ja rannikualadel. Ühtegi söötlusest teevad igalt poolt trobikud välja.
tavaliselt Joonise maha, kui õisud lendab. Selle korrusel on siis praegu mesilaspere. Koondam ise on suvepuhkuse, seepärast lähemale ei saa minna. Seekord siis nii. Üksi, kaks mesilasperet on seal. Nii et siin on siis praegu sellest kevadest saatik on pered seal. Nõnda on siis nüüd siin lähikonnas kokku 7 mesilasperet. Nii et suhteliselt nagu juba tihedus kasvab. See kooli juhtkond on väga innustanud mesindamist, väga pidavad liikunud mesinduskursuseid ja eriti muidugi puudutab mesindussaalaste kasvatamist meie kasvatamist. See on tegelikult hea, see on see turu laiendamise üks võte. Et kui siin õpetaks neid toitlustajaid ja kui nad teavad, et mesi on hea, mis tal meid tarvitada, see on ju tegelikult niisugune arendustöö. Löök tarbijaskonnale allapoole vöö. Et neile kokad pakuvad juba sellist toitu, mis ongi meiega näiteks. Seal on näha, need matid on ees, pilliromatid, nende taga on ja üleval on, eks ole, need pilled. Nende taga, matide taga on mesilased, et tuul ja päike otse peale pastaks väga. Pilliromatid. Näed, seal on ka silt, et Helsingi kulinaaria kool, mis tahes, Perhva nimeks. Umbes 5-60 sellist mesila asukohta kokku on Helsingin peale, sest väiksemaid mesilaid, eks ole. 5-60, jah. Ainakin sillä, koska sitten joillakin on nimenomaan niin omakotitalon pihalla ja tämmöisiä. Äärelinnas on, nagu võib-olla Tabiolo pool, eks ole, ja võib-olla Espo taga ja on oma majad, eks ole, nende õues saab olla loomulikult lihtsamini mesilased. Aga on ka sellised tõesti linnakeskkonnad, nagu need siin olid. On avaldatud soovi ja informatsiooni või et kõik mesinikud, kellel pered on siin linnas, oleks ennast teada, et nad selle linnamesinike ühendusega kontakti võtaks, aga mitte kõik on ju teinud siiamaani. Eks organiseerimine on sama vaevaline, meil natuke võib-olla paremini läheb kui meil Eestis. Kuna meie saagid on Helsingis väga erinevad, põhja pool, kus on rohkem rohelust ja aedlinnad, seal tuli eelmine aasta kuni 70-90 kilo pere kohta saadi need. Aga siin need samad mesilad andsid, see linnamesad andsid paarikümne kilo kanti. Kuna eelmine aasta üldse kehv meie aasta, siis see 20 ei olnudki väga halb. Täna vasta ehk tuleb rohkem siis. See oli kiinnostava nähta, et nii olen kivase on need Helsingin kaupungi meile soode ja see on nii kiitos kirjas meile. Ja siis mees lisaks on olnud hyvin väsyttävää ja niin edespäin. Ehkä siis tästä voi tulla apua. Kiitoksia paljon. No ja seuraavana kerran tavataan Tallinnassa ja nyt elokuun lopussa. Tallinnassa tämä tulee, että augustikuun lopussa on Tallinna loma ja sellainen vapaa pääsypäivä, synnipäivä. Se on meidän Mesiliidu ekspositsioon väljas, ja tema tuleb samuti sinna Helsingi lomaa ja poolt. Võib-olla kohtume seal. Joo. No niin, tänään. Aitäh, kiitos vielä kerran. Kiitos joo. Valmistakki saa aika jatkaa. Tavataan yhteensä. Joo, tavataan Tallinnassa. Vahel tasub jonnakas olla ja me hakkame sõitma nüüd mööda seda mereäärset võiks mööda promenaadi.
vastapidi. Aga siis see peab ainult ja siin sees on, kuidas ütelda, natukene närvide rohtu, siin on mets sees, siin on meelikööri sees ja siin on šokolaad, selles rein on natuke maias. Aga aitäh sulle!
minna siin.